Tervist kõigile, ma olen Stanislav ja tere tulemast mu järgmisse Blenderi õppevideosse. Enne kui tõmbame otsad lahti, varugen millegi mõnusaga ja alustame. Selles projektis modelleerime me 3 seeni ja igas seenis on maja ja siis selle ümber koosneb õu. Et te saaksite parema ülevaate, kuidas see kõik hakkab välja nägema, ehk siis lõpptulemus. Selleks mul on üks väikene näidis. Nii, et siis sisuliselt, kui kõik 3 seeni on valmis, siis me üritame nendest moodustada siukse vormi. Antud hetkel me ei modelleeri neid seene, vaid meil on esimene, teine ja 3. maja. Esimene maja siis näeb välja niimoodi, ehk siis sisuliselt maja ja õu. Teine maja on siis siukene, samamoodi väikene telk ja siis õu. Ja 3. seen koosneb samamoodi maja ja õuest. Ja selleks, et me saaksime alustada, teeme kõigepealt Blenderi lahti. Ja ütlen etteruttavalt ära, et kui keegi näiteks ei tea, mis shortcuti ma kasutan, siis siin all vasakul nurgas pop-upib shortcutid, mida ma parasjagu kasutan. Kas see on siis hiir või siis näiteks, ma ei tea, kutsun mingisuguse kombinatsiooni välja, mis loob objekti. Nii, siis esimesena me loome uue akna, lisame siia image editor ja lisame siia esimese pildi. Nii ta mul desktopil, maja 1, open image. Nii, tõmbame selle rohkem laiali ja alustame sellest, et modelleerime esimese maja. Ma vajutan siia viewporti tühja koha peale, vajutan A ja X ja kustutan kõik ära, sest kõik elemendid, kaamerad ja objektid me loome nullist. Siis vajutan Shift A, Mesh ja Kuup. Nii, siis järgmisena ma määran talle suuruse ja panen 0,5 ja tõstan ta kõrgemale, et ta oleks gridist kõrgemal ja et siis grid ei oleks meile nagu segavaks faktoriks. Nii, järgmisena on see, et me loome maja ja siis vajutame siia näiteks, paneme ta niimoodi paika, pluss-miinus ja Shift parem hiireklikk ja siis siia loome uue kuubi. Shift parem hiireklikk, see tõi selle 3D kursori siia, et siis kui ma vajutan Shift A uue objekti loomiseks, siis ta tekitab selle või loob selle uue primitiivi siia kohe seal, kus on 3D kursor. Nii, tõstame ta ülesse. Nii, ja läheme, kasutage kindlasti ka erinevaid vaateid ja siis läheme number 7 peale ja number 7 on siis top view ja siis üritame seda skeelida S X suunas. Näiteks ma arvan, et nii palju piisab, tõstame ta siia ja S Y suunas. Nii. Võib-olla natukene tõstame või pigem venitame ta piklikumaks. Nii, siis ma võin seda teha kas edit mode'is või siis edasi skeeliga, emba kumba. Kui me läheme edit mode'i, siis tab, vajutan hiire klaviatuuri koha peal number 3, ehk siis meil ta valib face ja siit tööriist ja tõmbame ta tsipakene piklikumaks. Ja ma arvan, et esialgu sobib, et kui peaks lõpp juba tulemuses midagi erinema, siis ma saan alati korrigeerida, et see ei ole mingi probleem. Ja ma tahaks ka etteruttavalt öelda, et kõik elemendid ei pea üks-ühele olema suht sarnased. Selles mõttes proportsioonid nad võiksid olla samasugused, aga mitte niimoodi, et kui mul siin selle näidis ühe peal
on siis maja siukene, teie aga modelleerite mulle maja nii-öelda väga piklikuks. Et siin tuleb olla ettevaatlik ja seda ma ka jälgin. Nii, läheme edit moodist välja, tõstan ta üles, nii, sobib. Siis järgmisena paneme siia katuse koha peale uuesti 3D kursori Shift paremiire klikki ja Shift A. Et sisuliselt me töötame kõikide nende tööriistade ja shortcutidega, mida me oleme eelnevalt õppinud. Mõningad asjad tulevad küll juurde üksikud, aga üldiselt ärge üritage mõelda üle ja selles mõttes kasutage neid, mis on juba teile juba teada. Et juba kuskil tulevikus me üritame siis juba õppida, kuidas kõiki neid asju kiiremaks teha. See on juba kuskil järgmises projektis. Nii, siis valime siis selle kooni ja teeme lahti selle viimase, kuidas öelda, viimase liigutuse parameeter. Ehk siis siit valime 4. Siis keerame selle 45 kraadi peale, teeme selle deftiga natukene nii ja vaatame siis selle raadius on vist okei. Ma arvan, et piisab. Nii, ja mida ma sellel mõtlesin, et viimase liigutus, et kui näiteks ma vajutan siia, kõik, me enam neid parameetrit, mis siin oli, enam ei näe. Aga sellest pole midagi, siis me juba edasi korrigeerime käsitsi ja kui me tahame näiteks selle objekti juurde ligi hiilida, siis parasjagu meil on praegu scrollinguga see jama, et me liigume üldse mingi muude kohta. Siis vajutame numpädi peal punkti, siis ta viib meile kohale, siis ta kinnitab selle kaamera selle objekti külge, siis toimub kaameraga liikumine ümber selle objekti. Nii, läheme pealt vaatesse ja vaatame, mis hakkab siin olema. SX. Nii, vaatame. Mingisugune jama toimub, vajutame eski. Siis ma teeksin siukse asja, nagu ma olen eelnevalt rääkinud selle Beveli kohta, et tuleks selle apply ja näiteks scale'i teha. Siis siin on täpselt samamoodi. Ctrl A, vaatame rotation ja nüüd Ctrl A, igaks juhuks paneme ka scale'i ja nüüd läheme pealt vaatesse S ja X. Nii, nüüd ta scale'ib meile nii nagu vaja, sest enne kui me scale'isime, siis tegelikult ta scale'is kõiki nagu külgesi ühteaegselt, mis ei ole õige. Nii, Shiftiga hoides saame seda peenelt häälestada, liigume siia ja ma arvan, et see külg on okei. Ja nüüd S ja Y. Nii, hops. Vist tundub okei. Ma korra natukene, jah, selle külge veel natukene pikendaks. Muidu on juba täitsa tips-tops. Nii, ja ta on natukene mul läpik, kui me võrdleme seda antud pilti, et võib-olla tipud peaks nagu kõrgemale tõstma. Siis me läheme edit mode'i, läheme, vajutame selle klaviatuuri koha peal number 1, ehk siis selekteerib meil need punktid ja liigume sellega tsipakene ülesse. Nii, tegelikult me võime ka teha, et number 2, selekteerime selle ja S. Ehk siis peab kindlasti vajutama ka X-i mis suunas. Nii. Vist on okei ja siis see ja see ka. Ja S ja Y. Nii, viimane liigutus S ja X. Nii, korras. Nüüd järgmisena me loome siia aknad. Aknad me loome täpselt samamoodi primitiividega. Läheme edit moodist välja, 3D kursori toome siia, Shift A, Mesh ja Cube. Nii, teeme kohe selle viimase sammu aknas. Paneme ta vist, ma ei tea, korra katsetan 0,25. Jah, see on täitsa okei.
siis see tähendab seda, et kui me viimases nii-öelda liigutusaknas muudame mingisuguse parameetri, siis täpselt samasuguse parameetri tulevikus kutsumine ta loob kõikide nende parameetritega. Ehk siis, kui me panime siin 0,25, siis järgmise objekti ta loob täpselt sama suure. Et siin peab seda arvestama. Nii, muudame selle suuruse, sügavuse ja pikkuse. Nii, ma korra vaatan. Mitte see. Võib-olla natukene peenemaks muudaks selle. Nii, ja vist on okei. Shift T ja liigume siis siia X-i suunas. Ja Shift T X-i suunas ja tegelikult roteidime selle, leiame selle õige nii-öelda teile, mida me peaks keerama ja ongi kõik. Paneme selle nii-öelda 90 kraadi. Nii, vaatame, jah, see on õige. 90 kraadi ja tõstame ta ülesse. Ja nüüd oleks vaja skeelida S ja X suunas. Nii. Võib-olla akna selle laiuse me teeme niimoodi. Ja selle tõstame siia poole ja selle tõstame siia poole. Nii, selle Shift T ja siis Z-iga alla. Nii, läheme natukene lähemale, punkt peale. Nii, vot nii, sobib. Ja tegelikult meil on siin keskel ka mingisugune aknaraam. Shift T, X. Nii, ja ma arvan, et me võime selle kõik ühte grupeerida. Näiteks selekteerime selle paneme M, New Collection ja kirjutame siia näiteks aknad. Nii, siis selle me nimetame ümber ground. No. Nii, selle ja selle paneme ka ühte gruppi ja paneme siia maja. Nii. Meil on nüüd ilusti sorteeritud mingisugune loogika olemas sellel. Nii, ütlen ka vahepeal ka seda, et ma hüppan number 5-ga perspektiivi ja ortograafilisse vaatesse. Et selles mõttes ma olen märkanud seda, et kui me läheme mingisuguse näiteks pealtvaatesse toppi ja vajutades nii-öelda ortograafilisse view'sse, see aitab vähemalt mul nii-öelda kõiki neid asju paremini seadistada. Te ei pea seda kasutama, kui te saate hakkama ka tavalises selles perspective view's. Et see perspective view on võimalik vahetada ka siit. Nii, näiteks läheme küljevaatesse, vajutan number 5 peale, siis ta paneb mulle nii nagu vaja. Nii, aga tegelikult ühe asja ma unustasin. Ma panen nad kõik ühte layeri alla, kontroll-J. Nii, ja nüüd liigume siia. Nii, nüüd eesvaade, Shift ja X. Nii, ma arvan, see on okei. Veel siia mahutame kuidagi selle ukse ka. Nüüd meil oleks vaja siia 3 portsu tekitada. Nii, Shift T, siis X. Ja keerame seda näiteks suunas 90 kraadi. Nii, läheme siia ja paneme ta siia. Nii. Ma kardan, et ma panin liiga sügavale ja nii ongi. Nii. Ja tegelikult need aknad võiks natuke rohkem uputada sisse poole, aga see on pigem nagu up to you, et selles mõttes ma praegu vaatan silma järgi, kuidas see tundub ilusam. Nii, siis järgmine samm on see, et ma üritan kõik need 3 akent siia mahutada ära. Shift T ja liigume Y suunas
nii, ja shifter kõik. Ehk siis, kui sa oled juba koopiat loonud ja viinud ta piisavalt kaugusele ja shifteriga sa saad täpselt samasuguse koopia, samasuguse vahemaaga, ongi kõik. Võib olla, et oleks tsentris, aga võt nii oleks ideaalne. Nii, järgmine samm on siis uks. Ja pange tähele, et selles mõttes, kui me loome mingisuguse nii-öelda elemendi juurde, näiteks nagu akna, siis ta viskab meile siia sisse. Et lõppude lõpuks, kui me tahame näiteks midagi liigutada, siis meil on mõistlik minna siia, selekteerida seda ja siis näiteks kõik aknad tsipakene kõrgemale. Muidu, kui teil on ta nagu lahtises ja ei ole nagu collectionis, siis te hakkate otsima kõik neid layereid ja kui neid on üle, seal ma ei tea, üle 40, siis on päris tülikas. Aga nii, kui meil on ilusti grupeeritud, mugav, lihtne, et üritage harjutada seda juba nii-öelda algusest peale. Nii, tuleme tagasi siis selle ukse juurde. Nii, loome siia kuubi, venitame ta siis õigeteks suurusteks. Nii, lähen. Vaatan, kas ma arvan, võib-olla natukene venitame pikemaks, aga mulle juba nii Shift T ja X suunas. Nii, ja Shift T, X suunas ja siis roteidime seda. Siis nii-öelda Y ja 90 kraadi ja siis tuleb seda vaat nii. Tõstame ta ülesse. Nii. Nii, uks on suht valmis. Nii, ma korra kontrollin kuunanud, et mul sattusid, et tegelikult selle võiks mul minna. Nii, okei, see võiks tegelikult kogu kupatus minna selle maja alla. Nii, siis järgmisena ma loon selle base'i, panen siia selle 3D kursori. Shift A, S, kuup ja siis uuesti proportsioonid S ja siis võtame siis niimoodi, et ta veniks nii nii-öelda Y suunas, X suunas, aga mitte Z suunas. Võib-olla Z suunas ma hiljem muudan selle paksust, aga praegu esialgu mulle tundub, et paksus on õige. Siis me selleks vajutame S ja Shift Z ja nüüd ta skeelib nii nagu vaja, lähen pealt vaatesse kiiresti. Nii, S, Shift Z, ehk siis ta nii-öelda ekstruudib, ehk siis jätab välja selle ühe telje, kui me vajutame Shiftiga. Nii, natukene sai palju, S, X, nii, kasutan Shiftiga, hoides kui skeelin, nii, S ja Y suunas. Ehk siis Shift aitab meile nagu tõmmata selle, nii, ja selle base'i ma panen ka selle maja alla, nii. Nii, ja kõik näiteks, kõik elemendid siis välja arvatud selle ground'i, selekteerin A ja siis lihtsalt Shiftiga selekteerin selle ground'i maha ja liigutan ta ilusti paika, vaatame korra. Võib-olla tuleks natukene siit liikuda. Nii, korras. Ma ei tea, võib-olla selle liigutaks gramm siia, aga noh, juba sobib ka päris hästi. Ja selle liigutaks ka siia, et oleks täpselt keskele. Nii. Nii, korras. Järgmisena loome siis nii-öelda selle aia ja nagu me näeme siin, ta koosneb kahe suurusest. Üks on siis nii-öelda suurem ja teine on siis väiksem. Nii. Loome siis plangu ja siis hakkame plankudest vorpima selle aia.
ja dubleerima. Nii, kuup. Muudame selle natukene piklikumaks, peenemaks ja võt nii. Võtan punkti, et ta viiks lähemale, vaatan selle, kas sobib, võib-olla ma ei tea, selles mõttes, et ta võiks olla tsipakene peenem, nii Shift D ja siis liigun Z suunas alla ja siis Shift D ja keeran seda siis pind alla, natukene ettepoole, võt nii. Tõmban nad siia. Korra tõstan selle kogu kupatuse üles, et aru saada, kui pikk ta mul tegelikult on. Okei, siis ma saan selle flangu tõsta natukene kõrgemale, viia ta siia poole. Shift D. Ja vist niimoodi, vaatan korra, kas sobib. Kui me tahame näiteks kogu selle alumise kupatuse tõsta alumise osa kõrgemale, siis me võime selekteerida need 2 planku, vajutada Calculate numpadi peal, siis ta tõmbab sooloks, edit ja siis valides punkte, siit ja tõstame ta üles. Nii, edit punktist välja ja Calculate tagasi. Ja nüüd ma selekteerin kõik, Ctrl-J ja kirjutan siia aed. Nii, ja tegelikult see võiks ka uute collectionisse panna, kuna neid aedu tuleb, neid lipikuid tuleb hästi palju, siis pigem panna collectionisse. Collection ja paneme aed. Nii, viime ta siis siia, roteidime ka seda. Nii, lähme pealt vaatesse, number 5. Tõstan ta siia poole. Nii. Ja kuputan ta ära. Ma arvan, vist on okei praegu. Nii, lähme pealt vaatesse, Shift D, teen koopia. Shift D, koopia, Shift D, koopia. Nii, ma arvan, et võib teha veel ühe koopia, vaatame, katsetame korra. Ma toon ta siia selle Y suunas. Korra pealt vaatas ja kontrollin ja tsipakene tuleks nagu skeelida või siis peidame nii, et selekteerime kõik need asjad ja siia poole. Nii. Ja võib-olla veel natukene õputame kõik nii. Võib teha nii, et S ja X suunas skeelime natukene. Nii, vabandust, Y suunas. Nii. Ja siis saame liigutada siia selle tagasi paika. Et on täpselt nii nagu pildi peal. Ja meil on väikene vahe siin sees. Aga selles mõttes see võib ka olla nii, et see kogu aeg on siin ka taga peidus. Nii, kopeerime selle Shift D, siis viime ta X suunas ja roteidime R ja valime selle telje, näiteks nagu Z ja hakkame kontrolliga hoidma peal. Siin üleval vasakul nurgas on siis näha, kui palju ma keeran 90 kraadi paigas. Läheme pealt vaatesse ja paneme siia paika. Nii, kustutame ära ja võib-olla on nii, et kui meil on siin väikene vahe, siis me teeme siukse 1, 2, 3, 4, Shift D, läheme pealt vaatesse. Ja tõstame ta siia. Nii, vaatame.
Natukene vist liiga palju või teen nii-öelda selle väikse korrektuuri. Et selle ma kustutan ära, selle kustutan ära, selle kustutan ka ära, siis selle ma viin kokku pealt vaatesse ja tõstan ta siia. Tegelikult võib teha nii, et ma kustutan selle ära ja siis S1 natukene venitan, liigutan siia poole ja selle kupatuse liigutan siia, lähen pealt vaatesse. Nii. Blenderis on niimoodi, et selles suhtes, et mingid elementid loodi suht kiiresti, aga just selle Final Touchi jaoks kulub ikka päris palju aega. Läheme selle täbi, võtan number 3 ja tõmban selle ja siis selle ka. Ma arvan, et täitsa okei. Nii, järgmisena siis loome need pisikesed nii-öelda lipikud siia ja siis lihtsalt dubleerime Shift-D, X-i suunas liigume ja teeme selle ka väiksemaks. Nii, ja roteidime ka seda veel lisaks. Vale telg. Nii, vaatame. See oli. Nii, pealt vaatesse. Punkt peale, et oleks kohe siia ligi. Jah, on okei. Ja selle me teeme suht üsnagi. Võime sellega teha nii, et tõmbame lihtsalt allapoole S ja gramm väiksemaks. Siia poole nii. Siin on 1,3 vist. Vaatame korra. 1, 2, 3, 4 vist. Isegi kui teil neid lipikuid tuleb vähem, siis ei ole midagi hullu ka. Nagu ma nii-öelda õppevideo alguses ütlesin, päris üks-ühele ei pea tegema. Nii, ja viima siis. Seda mugav teha siis pealt vaates. Nii, ja siin on 2 tükki. Shift-D ja siis liigume. Nii, vist on okei, mulle tundub. Ma korra vaatan. Nii, lisame ka siia vahepeal väikse kontrasti, et nii nagu siin pildi peal. Selleks me läheme siis siia nuulekese peale, aga kindlasti teil peab olema nii-öelda selles nii-öelda vaates. Selles mõttes ta ei ole nagu vaade, vaid ta on pigem niimoodi, et kui see on nagu näitab meile wireframe'i, siis sisuliselt see on solid ja siin on nii-öelda see materjal valgus ja siin on sisuliselt render. Nii, läheme siis siia, valime siis shadow, cavity ja pav. Nii, kõik pilt läks veidikene kontrastsemaks. Mulle hakkab häirima see, et see külg võiks olla nii. Väiksem. Nii. Ja nii vaatame, kuidas siin on 1, 2, 3, 4. Umbes sama palju, aga ma ei tea, kas mahubki siia. Panen 3 pealt vaatesse Shift-D ja liigume siis X-i suunas. Nii, ja piisab ka. Ma vaatan ka seda, et ta oleks enam-vähem ruut, et siis siia loome ka täpselt samamoodi koopiad juurde. Võtame siit. Nii, liigutame kogu selle kupatuse.
siia poole. Nii, okei. Ja siis teeme nii, et Shift-T, liigume X-i suunas praegu ja teeme väiksega rotate'i sellele. Nii, R, nii-öelda Z ja Ctrl. Vaatame, et oleks 90 kraadi, on, nii liigume siia. Nii, see kustutame siit ära, siis paneme selle natukene viisakamalt paika. Nii, Shift-T ja X-i suunas. Ja vaatan korra. Jah, täitsa okei. Läheme edasi, et ei tasu nagu ka nii hullu panna siin. Nii. Läheme pealt vaatesse. Shift-T. Shift-T. Nii. Palju siin on jäänud? Shift-T teeme veel ühe koopia. Nii. Ja siis kõik need lipikud võib kopeerida Shift-T ja X-i suunas. Nii, korras. Ehk siis meil on praegu siukene pluss-miinus. Nii, nüüd meil oleks vaja nii-öelda tekitada siia rohelus. Ma korra kontrollin üle, et kas kui me lülitame selle välja ja võt, kõik on ühe nii-öelda selle collectioni all. Siis loome siia selle nüüd puu ja paneme ta nii-öelda ka selle järgmise collectioni alla. Nii, Shift-A, Mesh, valime silindri, võtame siit võib-olla 16, poole vähemaks, sest kui meil on nagu neid vertisi hästi palju, siis see sööb natukene arvuti ressurssi. Et kuna ma niikuinii muudan selle peenemaks ja siit ei, selles mõttes isegi siin on võib-olla ta on küll kumer, nagu nii-öelda ilusti sile, et siis ma arvan väiksema peal ta töötab küll. Nii, võtame raadiuse vähemaks ja nüüd on täitsa okei ja sa ei näe, kas ta on nagu low polysid või mitte. Nii, selle kõrguse ka võib olla. Nii, paneme siia kursori. Unustasin selle, viime selle collectioni alla ka. New collection ja paneme siia näiteks rohelus. Või pigem paneme puud. Nii. Järgmine samm oleks tekitada siia nii-öelda need lehed. Nii. Ja selle kasutame siis igosfeer. Teeme selle väiksemaks. Veel. Nii. Midagi siia taha poole. Selle võib teha ka suuremaks. Vaatame, kuidas selle tõstame välja. Tegelikult see võiks olla suur ja see võiks olla väike. Ja selle liigutame siis siia. Selle teeme väiksemaks. Nii. Ja siis kogu kupatuse viime ka allapoole. Nii. Selles mõttes, et vist on okei, ma arvan. Ja siia võib-olla ka tekitame veel ühe. Nii, korras. Ja meil oleks mõistlik see ühte grupeerida, selekteerime kõik ära. Vaatame, et kõik oleks Ctrl-J. Kui ma liigutan, üks asi ei selekteerimata. Selekteerime ka selle, Ctrl-J, nii. Nii. Ja siis ma ei tõstnud selle. Teeme koopia, liigutame Y suunas
S natukene suuremaks, aga mitte väga. Vist on okei. Ma liigutaks võib-olla ühe nagu siia poole ja ühe niimoodi siia poole. Nii. Kui järsku tekib niisugune probleem, et see läheb jalg või see see tüvi on liiga pikk, et siis ta läheb läbi selle base'i groundi, siis muud ei midagi, selekteerime need mõlemad, vajutame soolona, tab, punktid ja liigutame selle, nii, ja selekteerime punktid. Nii, me liigutame üles poole. Nii, läheme korra välja, vaatame. Jah, saab küll, läheme korra vaatame. Ahaa, ja siis selekteerime ainult sellel. Nii, läheme siia lähemale ja siis siit ka. Olge ettevaatlikud, kui te selekteerite neid punkteid kogemata, ei tõmba selle tagumise selle puu või põõsa, no mitte põõsa, nagu need lehed. Ja ei hakka tõmbama, kui näiteks on niisugune olukord, tõmbate selle ja siis hakkate tõmbama, siis on nagu veidikene koole asi. Nii, mul on vaja veel natukene. Veel teine võimalus, kuidas on võimalik nüüd selekteerida, kui Alt-Z-iga lähete siia selle vaatesse ja selekteerite kõik siit. Ehk siis ta selekteerib ka see, mis ei ole nähtav selle taga. Nii, ja tõmbame siia alla poole. Nii, Alt-Z tagasi ja me läheme edit moodist välja, kõik. Nii, ja meil on üks vist puu ka siin, et tegelikult selle võiks ka roteitida, et ta ei oleks nagu ühes suunas nagu R, Z. Niimoodi. Nii, Shift D, liigume siis siia, võtan punkti, nii, ta on natukene meil õhus, kuputame ta ära ja S ja skeelime teda ja tõstame ta üles, nii, rotate, Z-i suunas. Nii, kõlbab ka. Nüüd vaatame, meil oleks vaja tekitada nagu siia 1, 2, 3, 4, 4 kuuske. See tähendab seda, et me võime teha ka nii, et kuna siin ei ole, sõltub see ka, mis nurga alt te teete kõike seda, et te võite ka ilma tüveta seda kuuske teha. Nii, proovime, katsetame. Kui pärast vaja, siis me lihtsalt tekitame selle mingi probleem. Shift A, mesh ja siis see cone. Ja nagu mäletate, me lõime selle katuse ja valisime siit parameetrit, ehk siis viimase sammu parameetrites välja kõik need numbrid, siis ta järgmise selle koonuse loob täpselt samasuguse. Nii, vaatame, kas me saame selle tagasi paika ja vist nii. Vaatame. Mulle ei meeldi see alumine osa, aga võib-olla kõlbab. Vaatame korra. Teen ainult väiksemaks tüpakene. Jah, tegelikult oleks hea, kui selle alumise osa need tipud. S, Shift Z. Vaat nii. Nüüd on tunduvalt parem. Nii, läheme edit moodist välja, S ja natukene väiksemaks. Nii, tõstame ta siia allapoole, paneme ta siia. Ja Shift D ja Z-i suunas. Ja me võime teha nii, tegelikult pilli peal on nad kõik ühe suurusega, aga me võime teha nii, et iga järgmine püramiid on väiksem. Nii, Shift D, Z-i suunas ja niimoodi. Ja selle Shift D ja siis Z-i suunas ja natukene suuremaks ka. Nii.
vist on okei. Ja ma arvan, et hüvega pole vaja selle meil luua. Nii, selle ma natukene korrigeerin, selle ka korrigeerin ja siis panen selle Ctrl+J 1 alla ja tõstan ta siia selle Puu Collectioni alla. Nii, Shift D. Tegelikult oleks mõistlik seda kiiresti minna top view'sse ja seal kopeerida. Nii, Shift D. Ma seletan, miks selles mõttes, kui te kopeerite nagu siukses nagu perspective view's on ja, siis võib tekkida see probleem, et peale dubleerimist, kui hakkate liigutama, siis ta võib teil minna nagu just kui nagu maa alla. Et kui me oleme top view'sse, siis tal ei ole võimalus selle maa alla minna just sellepärast, et meil siin top view's töötab ainult 2 telge, eks nii ja niimoodi sügavusse ta ei saa minna. Nii, panen selle paika, selle ka liigutan niimoodi, selle võiks kuhugi korra vaatame top view'sse. Nii. Nad võivad ka olla natukene ka kõik eri suurust, et ei oleks kõik nagu nii, natukene väiksemaks. S. Nii. Ja nüüd ma võtaksin selle puu ära, need kuused vabandust, ja need lipikud kustutaks ära. Nii. Ja ma arvan, sellega kustutaks ära. Jah, täitsa okei. Siis nad on siin nii-öelda ilusti, et ei ole nii, et aed jookseb läbi kuuse. Nii, me oleme suht juba kaugele jõudnud, meil on natukene jäänud, et meil on vaja kivid siia luua, muru ja siis väikene tiik. Et see on juba kõige lihtsam asi selles mõttes, et siin ei ole vaja nii palju modelleerida, küll aga vaja natukene varuda kannatust, et neid asju kõike kopeerida. Nii loome muru. Nii, Shift A, Hash, kuub. Te võite 2 teed pidi minna, kas loote selle muru, selle kuubiku või siis plane'iga, et embo kumba. No. Nii. Vaatan korra ühte asja. Tegelikult sellega tõstaks võib-olla collectioni alla. Nii, siis kirjutan siia muru. Nii, tõstan ta ülesse. S, võtan X suunas kõigepealt. Nii, siis S, Y suunas. Võib-olla peenemaks ka vajaks selle nii-öelda Y suunas, vaatame korra. Nii. Ma arvan, okei. Siin on ka see probleem, et tegelikult meil on siin see kollane punkt, anchor point on ta nii-öelda üleval siis edit mode'is. Tõstame selle kogu upatuse ülesse. Nii. Ja nüüd viime selle ka alla. See anchor point on sisuliselt siukene asi, et kui ta on nii-öelda keskel, siis see roteetimine hakkab niimoodi olema. Aga selles mõttes, kui me viime juba selle muru otsa nii-öelda allapoole, see anchor point on keskel, siis ta hakkab niimoodi liikuma. Et siis meil ei ole vaja kui on näiteks see anchor point siin, et meil ei ole vaja seda, kui me keerame seda, et meil on vaja pärast positionit nagu nii-öelda muuta. Nii, paneme selle siia, Shift D, Esk, roteedin. Nii, ta võiks olla mingi kaootiliselt siin, Shift R, Shift R. Nii, vaatame siit veel, nüüd külge, Shift R, nii, Shift R, Shift R, jah, täitsa okei. Ma arvan, see variant mulle sobib, Ctrl+J, vaatan, mulle tundub, et ühe unustasin selekteerida, nii,
ja Ctrl-J, nii. Väga hea. Ja nüüd ma teen selle ka tsipakene väiksemaks. Ja kui te panete tähele, et siis ka, kui me selle anchor pointi tõmbasime alla, siis ja pärast linkisime kõik need objektid ühte, siis ka anchor pointi keskele, mitte keskele, allapoole. Ja see aitab meil ka pärast skeelimisele, et siis see skeelimine toimub just alt, et siis te ei pea näiteks raiskama aega selle peale, et pidevalt tuua see allapoole. Nii ma veel, ma vaatan korra pealt vaates. Ma arvan, et okei. Viime ta siia, läheme pealt vaatesse. Ja nüüd hakkab kõige vastikum moment hakkame kopeerima, et pealt vaatesse on seda kõige mugavam teha, nii nagu ma enne rääkisin, et siis pange kiirendusse selle õppevideo, et siis te ei pea kõike vaatama, et selles suhtes mina praegu õppe eesmärgil ei hakka kõik või kogu selle sama tihedalt siia istutama, et te võiksite natukene rohkem siia muru panna, paneme siia ka. Nii, vaatame. Nii, võtaks selle puud ära. Ja läks pealt vaatesse, siis ma saan siit ka selle puu all panna. Nii, nüüd mul on siia ja siia. Nii, ja siis juba on jäänud viimane või siis eelviimane samm. Ma võin teha siukse asja, et ma selekteerin selle muru ja shiftiga unselectin selle 2 korda, vajutades selle groundi. Nii, shift D ja panen ta siia. Liigun. Nii, ma arvan, et see väga hea, siis natukene säästab mu aega. Nii. Selle uhustutame viimase siit ära. Nii, ma võtan mingisuguse portsuga siit. Shift D. Nii, vaatame korra. Ja võtame siit ära selle ja selle. Nii. Ja nüüd väikene riba on jäänud. Võtame selle. Shift D. Ja Shift D. Ja paneme kuidagi siit niimoodi, et kõik. Nii, meil on olemas muru. Lülitame selle tagasi sisse. Puud. Nii. Ja nüüd proovime need kivid ka teha. Siis selle jaoks me loome, kohe ma vaatan, mida me võiks kasutada selle jaoks. Silindri ja siit valime näiteks 7 vertisisega, ehk siis nii-öelda tahku. Ja vaatame selle sügavust, et meil ei ole vaja. Nii. Veel natukene. Nii. Ja siis ühe veel loome ja siis juba selle 5. Nii. Ja tõstame siia. Ma korra vaatan, kuidas mul siin on tehtud. Siin on mõningad venitatud piklikuks. Nii, ja mõningad on jäetud, ja nad on tegelikult kõik piklikud. Ma võin teha niimoodi, et S ja Y. Nii, ja S. Ja paneme siis X-i suunas selle. Nii, ja siis selle me selekteerime ära, M, New Collection, ja paneme siis nii-öelda kivid. Nii. Ja oleme pealt vaatesse ja hakkame kopeerima.
ma loon mingisuguse mustri siia, mingid seaduspärasust siin ei ole, kuidas ma liigun, et ise vaadata. Nii, mõningad hakkan roteetima. Et algul ma loon, nii, et siia teen koopiat võimalikult palju. Vaatan, et oleks enne pluss-miinus nagu ristkujuliku kujuline, et siis teil on nagu mugav seda pärast kopeerida, seda mustrit. Nii, vahitame siia veel ka niimoodi ja siia. Nii hakkame roteetima, liigutame ta siia. Skeeli ka võime teha. Siin ärge väga üle pingutage selles mõttes, et selle seadistamisel, et ma lähen suht kaootiliselt ja suht kiiresti, et see on niisugune asi, et keegi ei suuda seda hinnata, mis pingutust te hakkate siin panema. Et nii, okei, kivid selekteerin ja nüüd kiiresti koopiad looma, nii X-i suunas. Shift D ja Shift D. Nii, siis Shift D-ga panen siia, vaatasse ja nii natukene korrigeerin. Vajadusel ma võin pärast need kõik tühimikud ka täita, aga ma arvan, et see on täitsa okei. Ma arvan, et seda pole vaja teha. Nii, X-i suunas või vabandust, Y-i suunas. Nii, ja siis tegelikult Shift ja Y-i suunas siia. Ja nii, üleliigsed kivid nüüd ma kiiresti kustutan ära, võetan siia ära. Ja aed ka läks. Vaadake, et siis ta kogemata ei võtta ka aeda nii-öelda kaasa. Selle kustutaks ära, see on ka üleliigne, vaatame, et siin väga palju selle siis võib liigutada siia, selle võib liigutada siia. Vaatame, kuidas siin on. Selle ma kustutan ära, selle ma liigutan siia, selle ka. Vist on okei. Nii. See on valmis. Nüüd me loome siukse nii-öelda tiigi. Tiigi me võime kasutada näiteks ühe huvitava tööriista, et siin nii-öelda selle tööriista ribas, kui seda ei ole näha, siis vajutame T-tähe, siis ta nii-öelda tuleb siit vasaku äärest välja. Nii, võtame selle esimese ja joonistame, läheme kõigepealt lähemale. Nii, joonistame näiteks väikse telliskivi niimoodi, algul nii-öelda ristküliku ja siis sügavuse. Nii, korras. Läheme siit välja, pealt vaatesse ja võib-olla natukene gramma teeme väiksemaks ja nüüd hakkame jälle dubleerima. Nii. Praegu tundub, et ma panen mingit hullu, aga tegelikult siin on kõik läbi mõeldud, et nüüd ma teen nii, et ma lihtsalt keeran selle paika. Tegelikult selle muru võtame siit ära, see, mis jääb tiigi sisse. Nii. Nii, oleks võinud sipakene rohkem neid kivisid tekitada. Kohe loome, et selles mõttes ei ole nüüd mingi suur probleema. Nii. Ma kasutan selles mõttes shortcuti G, siis see on nii-öelda position, et kui me võtame siit selle tööriista, siis meil on mingis mõttes natuke teeb mugav kahte sammu nagu teha ja see võtab suht aega. Ma võtan G, siis ta liigutab kaootiliselt.
Nii, niimoodi. G-tähe. Nii, loon mingisuguse. Nii, siia ka. Nii, kontrollin üle igaks juhuks. Ta mul ei tulnud nii nagu selle pildi peale, aga ei olegi hullu, et selles mõttes teie võite loo oma mustri, et ma hindan ka seda, et ei lähe ringiratast. Mina tegin seda õppe eesmärgil just ringiratast nii-öelda ringikujulise, et lihtsalt oleks nagu kiirem. Et siukene asi võtab natukene kauem aega, aga selles mõttes on kõik teostatav. Nii, vaatan, kas kõik asjad on olemas. Jah. Nii, siis viimasena teeme väikse liigutuse, loome kaamera, Shift A, siis lisame siit kaamera, siis kaameras me valime siit, kui on kaamera valitud, siit ära. Nii, selle tegelikult tõstame uue collectionisse, M kaamera. Nii, ja selle tegelikult me ei teinud, selle võiks ka uude collectionisse, M, nii, ja tiik. Nii. Nüüd meil on modelleeritud kõik, vaatan, kas siin, paneme siia ground. Nii, meil on ilusti modelleeritud ja selles mõttes iga nii-öelda primitiiv on õige selle collectionis ja meil on nüüd ka edaspidi mugav seda korrigeerida, siis see välja lülitada ja korraga neid selekteerides tõsta üles alla või midagi muud. Nii, aga tuleme tagasi selle kaamera juurde, selekteerime selle kaamera layeri. Nii, siit me muutsime selle perspektiiv ortograafilise, siis siin me paneme selles teises ruudu, kuna ma vaatan korra üle, kuna siin on ka täpselt samamoodi ruud, et siis sisuliselt, kui me kõik 3 stseeni saame valmis, lisame tekstuuri, valguse, et siis meil on võimalus teha siukse vormi ja lisada näiteks, ma ei tea, Instagrami. Nii, panen selle kinni. Nii, siis ma vaatan, kas on veel vaja midagi, siis kui on kaamera nii-öelda selekteeritud, Ctrl-Alt-0, ta viib meile selle vaatesse ja ühe asja unustasin, et selles views me peame panema kaamerate view. Ma korra selekteerin, mida see tähendab. Kui me liigume ümber objekti näiteks hiirega, siis kasutades vasakut ja paremat hiireklahvi ja rullikud, siis vajutades siia, me saame samasuguse asja luua ka nüüd kaameraga. Et ma võin nagu liikuda niimoodi üles alla, Shiftiga, võtan tagasi. Ja ainukene probleem on see, et kui hiire rullikuga me saime nagu objekti sisse, nagu zoomida sisse välja, siin me peame kasutama selles kaamera ikooni all see ortograafiline scale. See on ainukene nüanss. Nii, proovime ta panna nii-öelda keskele. Vaatame korra. Jah. Võt nii. Pluss-miinus. Salvestame selle ära. Ma panen desktopi peale ja näiteks panen maja 1 ja salvestan üle. Kõik. Nii, meil on nüüd esimene maja valmis, et selle suhtes nüüd te teate, kuidas kõike seda modelleerida ja nüüd liigume selle järgmise stseeni juurde, kus on maja 2 ja me võime seda teha ka samas projektis,
või siis luua täitsa uus projekt ja seal nii-öelda modelleerida see teine maja ja pärast kõik need seenid tõsta ühte projekti. See on teie asi, kuidas te teete seda. Selles mõttes, et siin seda protsessi ma ei jälgi. Me oleme lõpetanud juba esimese maja modelleerimisega ja juba järgmises õppevideos vaatame, kuidas me alustame seen nii-öelda 2-ga, aga seni teile kõigile head modelleerimist.